Ma räägin teile loo Venemaalt, Burjatiast, Ulan-Udee pealinn. Tuli, elab vana inimene, tähendab, vist oli Maria nimi, mingi 80 läheneb, vaatas televiisorit, oli Putini valija ja nii edasi. Ja tuli talle kõne, ja et kodumaa on ohus, et oleks vaja, kohalikud politseinikud on korrupeerunud, oleks vaja midagi, kodumaa palub abi salajana. Ja samal ajal tuli kõne ühele kullakaevanduses töötavale buldooseri juhile, mis oli mingi Mihhail vist oli, aga pole vahet. Umbes 1000 kilomeetri kaugusel taigas. Sama jutt. Ja ühel hetkel said nad kokku Ulan-Udees, selle pensionär Maria köögis, paneelmajas. Ja valmistasid kokku 5 Molotovi kokteili. 2 täiesti võõrast, tundmatud inimest 1000 kilomeetri kauguselt. Üks oli mingisugune 45-aastane, täies elujõus, jätsi oma pere sinna veel ja ütles, on vaja salaja minna Ulan-Udeest. Ja läksidki kohaliku värbamiskomisjoni maja juurde. 2 vana inimene ja kullakaevur. Ja viskasid need 5 Molotovi kokteili sinna, kuna ülesanne oli selline. Loomulikult püüti kinni riigireet või selle terrorismis, kahtlustus ja süüdistus ja kõik muu selline. Aga miks ma räägin selle? Neilt ei tahetud, sealt Marialt ja Mihhaililt ei tahetud saada mingit koodi, vaid anti neile ülesanne. Ja see ei olnud see, et haigekassast helistatakse või saadakse sõnum, et on vaja ühendust võtta või pangast helistab keegi või nii edasi. Tegelikult see ampluaa on palju laiem. Ja kui rääkida, et ainult vana inimesed on kerge saak, kelmid ja kes tunnevad psühholoogiat, pole vahet. Oled sa noor, vana, kõrgesti haritud, kõrgesti tasustatud või vastupidi. Psühholoogia on universaalne. Siin, kus iganes. See on esimene asi. Need kõned muuseas tulid, kui minna selle looga tagasi, tulid Ukrainast. Ja täna oli siin, kõigepealt ma tahaks tänada rahanduskomisjoni suurepärase ja väga asjakohase arutelu eest. Siin endine rahapesu andmebüroo juht, kes ka meil siin esines, märkis sellise asja, mida politseinikud teavad, aga võib-olla ei ole päris poliitkorrektne rääkida. Suur osa Eesti, kuigi Eesti on globaalne avatud turg ja petukõned võivad tulla kust iganes. Uus-Meremaalt või Uus-Guineast või Ameerikast või kus iganes. Aga suur osa tuleb Ukrainast. See on see sama riik, keda me oleme nii palju aidanud. Aga seal on peale beebifarmide ka rahvusvahelised kõnekeskused väga palju. Ja ma ei ütle, et turg oleks ära jagatud, aga politsei andmetel tuleb suur osa sellest sealt. Ja nüüd on küsimus selles, et mida siis teha? Ja siin rääkides kompetentsete inimestega, tegelikult kõige olulisem on teadlikkus. Seesama asi, mida ka endine rahapesu andmebüroo juht ja praegune Swedbanki selle võitluse divisjoni juht nagu ütles, et peab jõudma kõikide inimesteni. Ükskõik, kes nad on nad 15-aastased või 105-aastased, jõudma see info, et me elame ülimalt ohtlikul ajal. Mitte sõjalises, et me oleme rinderiik või ei ole, aga kui oleme avatud globaalne riik ja AI tulekuga veel on ohud veelgi suurenenud. Peab olema teadlik, peab olema kõigini jõutud, et oht on erakordselt suur. Aga kui see info jõuab sinna, tambitakse kõigile pähe, siis võimalused selleks vähenevad. Ja oluline on see, et kogu maailm on ju turg nendele... Soovite lisaaega? Jah, palus küll. 3 minutit lisaaega. On sellistele jõududele, kes siin kalastavad ja püüavad raha teenida. Ja oluline on see, et muuta see turg
ebaatraktiivseks. Siia ei ole mõtet tulla. Et siin kasutegur nende kõnedega on liiga palju peab panustama ja maailm on palju suurem. See on esimene asi ja see on täiesti tehtav. Teine asi, nagu ma aru saan, et pankade see tulemüür on juba suhteliselt kõrge. Jah, siin võib, nagu kolleeg Varro siin või keegi teine on öelnud, veel mingisugused asju, et anda mingisugused, kas vabatahtlikult, et minu need ülekanded kohe ei läheks momentaalselt, natuke pikenevad, aga need on need tehnoloogilised asjad. See on teine asi. Aga peab olema muidugi valvel, et see, mis täna on, ei pruugi homme juba tänu AI nii imekiirele võidukäigule olukord võib oluliselt muuta. Kolmas asi peaks olema, kui rääkida tulla nüüd selle Ukraina teema juurde, et omal ajal oli, kui Aafrika need suured rändevood ründasid seal Tuneesiast ja tulid Euroopasse, siis Euroopa Liit, Frontex otsustas, et tegelikult võiks selle Euroopa piiri natukene lihutada lõunasse, Saheli, selle Sahara kõrbe lõunaossa, et hakata ja aitama sealseid riike, et kust need migrandid seal tulevad. No ja nii tehtigi ja saadigi need vood vähemalt mõneks ajaks pidama. Ja samamoodi tõenäoliselt peaks ka Ukraina politseid aitama, sest on ju fakt, et ka sealsed need kõnekeskused on kohalike võimude raskesti korrupeerunud tihti ja ka politsei kontrolli all. Aga midagi muud pole teha, et võitlema peab seal, kust see oht on kõige suurem. Ja mis veel siin, ja veel ühte asja peaks mainima, tegelikult mida meie, mitte mina küll, võeti vastu siin kaughasartmängu seadus. Selline terroristlikel meetoditel, pommivööga, aga ei hakka kordama, aga tegelikult, ma kordan uuesti, see on väga suur oht rahapesu ja kõigele sellele. Loomulikult minnakse juba krüptovaldkonda, kust on raskem, kus on nagu hallim ala ja kus on võimalik palju paremini teha. Nii et me oleme tegelikult ka ohtu suurendanud. Kuigi on oluline teada, et rahapesu riigina omal ajal voolas läbi Swedbanki ja metsikud hulgad Vene ja mitte ainult Vene rahapesu sihtriigina me oleme saavutanud selle, et ei ole enam atraktiivne. Maailmas on veel mitusada riiki, mis on palju atraktiivsemad, kus võiks olla. Nii et tegelikult, kuigi algul jäi nagu mulje, et asi on ülimalt lootusetu siin esinejate juttu kuuldes, siis praegu mulle tundub, et asi ei ole lootusetu. Loomulikult me peaksime teatud seadusandlust siin täiendama ja ma arvan, siin ei ole nagu erakondlikke erinevusi, ükskõik mis lipud lehvivad. Aga lootusetuse esimesel pilgul täitsa lootusetu asi ilmselt ei ole siiski. Aitäh!